nii. No nii, Viljandi kaader. Kalamehe jutud. Mul tegelikult on üks küsimus, Rain. Tegelikult ma tahaks teada, mis sa arvad, et kas Iksa oskab kalapüüd või ta lihtsalt teeb näo, et oskab? Ikka oskab. Ma seda. Ma mõtlesin, mis kuradi küsimus tal tuleb enne. Häbi sul olgu, kurat. Oskab. Mina ei mängi. Käisid eile Pärnus, kuidas oli? Üsna hästi oli tegelikult. Selles mõttes, et kui sa teed tööd ja paned õiged landid otsa õigel ajal, siis kala ikkagi võtab. Koha ikka, jah? Ikka koha, jah. Okei. Ahvenet ka nägid? Noh, üks ahven põhimõtteliselt kohapüügi käigus. Okei. Kaaspüügina augi mitte. No arvatavasti üks aug oli hammustas kõik otsast ära. Mis töötus? Ma näitan. Näitan. Noh, eks see oleneb ka sellest, et kas on pilvesilm, ei ole pilvesilm. Mis teil oli? Pilvesilm põhimõtteliselt, noh, näed, selline uus fosfor kõhuga. See on see yin ja yang. See on see, millel need fosfortäpid, fosfor, mitte UV, fosfortäpid on sees, me enne lambiga vaatasime ja jääb elendama, ometi ta on tume. Ikka klassikalised need, selline. Happelised. Mis raskust tahtis? Minul oli selle dropshotiga püüdsin. Dropshot, okei, dropshot rakendus. No see ütleme 15-20 grammi võib-olla. Oleneb ridvast ja mis seal oli. No ja siukest mingit neutraalset vahepeal ja midagi sellist ka. Okei, mis muud kostub kuskilt kuluaaridest? Noh, aug võtab suhteliselt hästi viimasel ajal. Okei. No seda ma olen kuulnud ka, et meres et ei ole probleemi, et ilma ei jää. Meri on hea ja siit lähed on tegelikult kõik järvekesed ja mingid jõed, mingid mida iganes, emajõgi. Noh, siuksed landid, Tiigur näitab siin kohe. Oi, meil täna, ma ei tea, kui palju me neid täna müüsime. Seljakottidega viivad just neid suuremad, need pulldiise, jah. Noh, sellise viimasel ajal on see saba väga populaarne sirpsabaga. Väike emajõgi on hetkel jah, ka neil teema nende suurte lantidega. Et mängib hästi. Okei, mis siis see soovitus oleks, Rain, nädalavahetuseks? Sa mõtled nüüd, kui augi minna? Augi või koha, jah. Viimasel ajal tundub, et see on nagu hea on selline. Okei. Ja Pärnu jõgi, jah, ma arvan, on teema ikka. No Pärnu jõel, ütleme, selles mõttes, et see augiga mitte pigem. Pärnu jõel on koha, need peenest limid seal. Okei, aug on siis 10-12 väike järvedest. Jah, järved, mingid jõed, teised, meri. Noh, slaiderid muidugi töötavad. Ja me Jeiergid vaata, kus siin tuli. Võttis järjest, ütlesid väga hea mänguga. Väga pilt selge, ega siin pikk jutt on sitt jutt, et rüvad kokku ja kõbiga kalale. Jah, see ka veel see. Kes läheb Pärnu jõe peale, siis laevatajatel teenud on uued, nii-öelda siis uued reeglid, vähemalt kontrollitakse, et pimeda peale jääda, siis on tuld vaja. Ja luba. Ja luba, paadiluba. Mida mina ei teadnud. Ilma lojata ei tohi pimedad olla. Jah, no väidetavalt on see juba kogu aeg. Ja kehtima ei hakka mitte, kui läheb pimedaks, vaid ajast. Sa pead vaatama kalendrist, millal oli päikseloojangu aeg märgitud, kui kell 16.02, siis nii, mitte nii, et veel on valge. Ei, seaduses on see niimoodi. Aga aerupaadi võib, jah? No tegelikult vist seal oli ka, ma nüüd ei mäleta täpselt, aga igal midagi seal oli selle kohta ka. Et ühesõnaga ikkagi... Pealamp või mingi siuke asi, kui sul mootorit ei ole, siis midagi peab seal ikka olema. Ühesõnaga peab olema mingi ohutusnõuetele vastav varustus ja tõenäoliselt iga kalamees saab selle Google'ist kätte, kui vaja. Just. Igaks juhuks lihtsalt, et on teada. Aitäh!